Rapla lennuväli, paragliding Eesti, Superstaari saate kasvandik Jaagup Tuisk ja kurja kuulutav tuulemürin. Need märksõnad viivad meid täna paraplaaniga lendama. Sutsu nagu hirm on, sest ikkagi nii palju kui ma aru saan, siis me oleme päris kõrgel, aga ma arvan, et see põnevus on tõesti nagu suurem, et ma arvan, et see tuleb päris vinge kogemus jälle. Lendame. Me siis seisime ja auto hakkas meid, eks ole, vedama sellega ja siis me olime üldse trossiga kinni. Seega auto vedas meid siis niimoodi ülesse ja lõpuks, kui me olime siis seal taevas 670 meetri peale, läksime nii kõrgele, siis ta tegi siis selle trossi lahti meie küljest ja siis me hakkasime nii-öelda siis alla glaidima. Ja ta rääkis ka, et tema on lennanud kõige pikema lennu teinud 201 kilomeetrit niimoodi, et ta lihtsalt lendabki õhus nende erinevate õhuvoolude nii-öelda vahel ja ta on lennanud äkki Lätti või? Paraplaan on lennumasin, siis te saate startida siin nagu Eestis me stardime Viimsi abiga. Mäedes nad lihtsalt stardivad mäest ja lihtsalt lendavad juba tunnid. No tunnid, mitu tunnid. Nagu see on lennumasin, ta võib üles minna. Kui kõrgele minnakse ja milline see kiirus seal õhus on? No kiirus keskmiselt umbes 40 kilomeetrit tunnis. Muidugi mida kõrgem, seda kiirem. Ja kõrgus ka sõltub ilmast. Et Eestis praegu rekord, mis me olime 2,3 kilomeetrit. Otse taevast. Milline on esimene emotsioon, Jaagup? Väga vinge, üllatavalt isegi, ma ei tea, kuidagi selline tunne, et nagu oleks lennukis, aga samas vaade on nagu nii mitu korda parem lihtsalt. Sa näed kogu seda värki ja me isegi nägime Tallinnat mehe jutu järgi, nii et... Paraplaaniga lennu saab endale osta mugavalt kingitus.ee lehelt. See oli täpselt see minu lemmikosa ka langevarihüppe juures, et see, kus sa lihtsalt glaidid niimoodi õhus ja sa saad nautida ja saad vaadata ja me isegi tegime paar sellist adrenaliinirohket nii-öelda pööret ja vabalangemist ka, nii et väga vinge. Julgeid tegusid tegi Jaagup Tuisk juba aastal 2018, kui osales TV3 saates Eesti otsib Superstaari. Superstaari saade andis, ma arvan, selle esimese nagu lavalise suure nagu kogemuse. Saku Suurelis, kus sa saad veel sellise võimaluse, et Saku Suurelis esineda, eks ole. Ja võib-olla just see kaamerat ees olemine, et enne seda oli kindlasti nagu palju rohkem seda närvi seal kaamerat ees. Kindlasti kontaktid on ka üks väga tähtis osa sellest, et sa saadki, ütleme seda, muusikamaastik tegelikult on Eestis nii väike, et sa saad need õiged kontaktid ja juba sealt saad siis edasi minna. Täna ma olen siis nii-öelda ühe siis Made in Baltics nagu label all, ma olen siis plaadifirmal, nendega koostöös siis anname välja singleid, teeme muusikavideoid. Sõidaks mägesid ja teid, et su kõrval seista vaid. Kes tahab samamoodi oma muusikalise karjääriga algust teha, siis suurepärase võimaluse selleks annab sügisel startiv Eesti otsib Superstaari saade, kuhu kandideerimiseks on vaja vaid üht julget otsust. Usalda oma sisetunnet. Kui sisetunne ütleb, et nüüd on õige aeg sinu jaoks minna, siis mine. Ja lihtsalt vali see esimene lugu välja ja mine ja küll siis vaatab edasi. Ütle, et tead minuga